kõik on otseselt kaudselt seotud magneesiumiga. Et see oli ka nagu mõnes kohas nagu, okei, ma ei arvanud, et see asi nagu nii laiahõlmeline on. Siis, mis on hästi huvitav, ka ravimite ja stimulantide tõttu võib tulla ärevus. Ja noh, ma ütlen ausalt, et ka liigtarbimise tulemusel. Liigtarbimine. No ma arvan, et üks põhiteemas on kofeiin. Kofeiin, vahet ei ole, kas on siin energiajookides või kus iganes on ju, et samamoodi fluoriid seob magneesium ära, nullib täiesti ära, et sa ühest küljest võtad ravimit, et saada paremaks, aga samas ta sööb magneesiumi. Et noh, sellest me eelmistest loengutest oleme põhjalikult rääkinud. Aga ma arvan küll, et kui sa oled ikkagi ärevusega, palun ära joo kohvi. Või võta siis kofeiinivaba kohvi. Okei, seal on natukene seda kofeiini ikkagi nii-öelda sees, aga võib-olla see on mingi 2-3-5% on ju. Et, aga noh, ma arvan, et kõik, kes on ärevusega kursis, saavad ise aru, kus ikkagi paned selle eriti veel tühja kõhu peale, et siis pigem joo võib-olla, kui sul väga on vaja, et joo siis peale sööki, aga hommikul tõmbad kohvi sisse ja natuke aega läheb mööda, siis tunned siuke nagu vibra tuleb sisse, et see on nagu nii tavaline, et ma ütleks jah, et see kui on ikkagi ärevusega midagi seotud, palun jätta kohvi välja või siis ma ei tea, võtta kofeiinivaba või proovi mingid muud asjad, et aga noh, kofeiin on väga paljudes teedes ka sees on ju, et noh, ühest küljest okei, hakkame teed jooma ja jälle võib tekkida nii-öelda tõmmata ärevus üles. Just mõtlesingi, et huvitav, et meil on ju guarana on ju, looduslik nii-öelda ka stimulant kohvile või tauriinile kõrvale ja rohelised teed ja mustad teed ja aga see kõik on sama, kui nendega liigtarbida, siis ta ikkagi reageerib samamoodi. Ja üldiselt see kohvi on nagu nii lihtne, et ma siin ka ütlen ausalt, et siin nüüd kohvi järgi nädal aega, et esimesed päevad olid päris ränk, sest et noh, jah, no ikka täitsa nii, et pikali siruli magad lihtsalt ja siis tõused vahepeal üles ja midagi aru ei saa, mis toimub, et ja noh, siiamaani veel pea tuikab, et noh, nädalaga ei ole veel ikkagi võõrutused väljas saanud.